tervituseks sõna kindral Manimal Kesalat. Palun. Kaseval, jah, kas ma vääratasin? Aitäh! Suur au on viibida tänasel üritusel, kus me mäletame oma relva SS-is võidelnud sangareid. See, mis siin toimus, oli tõesti vennatapusõda 80 aastat tagasi. Ja see näitas ka seda, kui valelikud on Nõukogude poolel võidelnud sõdurid ja ohvitserid. Kui lahing lõppes, lubati Eesti leegioni poistel alla anda ja et nendega ei tehta midagi, ei juhtu midagi, aga peale seda vangistati nad ja paljud lihtsalt lasti maha, rikkudes sõjaseadusi. Vaadates siin üritusi, mis toimuvad Eesti pinnal, 80 aastat möödus Sinimägede lahingutest ja kes seal kohal on, kuidagi näeme, et meie valitsuse ja meie riigi isade huvi selliste mälestuspäevade vastu on kadunud, ei soovita austada Eesti leegionis võidelnuid, püütakse vältida üldse nende austamist, ka Kaitseväest, Kaitseliidust kõrgemaid ohvitsere tavaliselt kohal ei ole. Ja kui me vaatame, kuidas siin suhtutakse ka meie meeste mälestusmärkide paigaldamisesse, siis need märgid, kus on Eesti sõdur peal, ka võõra riigi vormis, kuna tal ei olnud enam võimalus Eesti vormis võidelda, Nõukogude kord oli likvideerinud Eesti laod, sõjaväelaod, sõdurid ja ohvitserid põhiliselt küüditati ära, lasti maha. Siis oli ainukene võimalus Nõukogude korrale vastu hakata ja Eesti Vabariigi kaitsta selles vormis, mis oli hetkel kättesaadav ja nende relvadega, mis olid olemas. Kui Nõukogude kord Eestisse tuli, see oli meeles meestel, siis ju lasti õhku kõik Eesti vabadussõja ausambad, hävitati mälestusest, eestlaste mälestustest, vabadussõja sangarite teened, maeti Eesti ohvitseride haudade peale Vene ohvitserid ja kui me nüüd vaatame siin, ka siin oli paigutatud või üles pandud mälestuseks rist, aga Vene sõjavägi purustas ka selle lasi õhku aastaid tagasi. Ja kui siin eestimeelsed mälestusmärgid nagu kõrvaldatakse, kuidas saab seista Nõukogude sõduri pronkskuju veel üleval, kus on siis keelatud sümboolika, viisnurgad rinnas, Vene vorm, Vene kiiver. Aga loodame, et meie Eesti rahvas austab ikkagi neid Eesti mehi, kes on Eesti Vabariigi eest võidelnud, aga mitte neid, kes on meid tulnud küüditama, kavandama meie üle. Loodame kõik see paremat ja oleme alati valmis uuesti lahingusse minema, kui seda on vaja meie rahva, meie inimeste, meie perede kaitseks. Nii et jõudu kõigile ja suur tänu! Aitäh!